Tere päevast! Kell on 4. Alustame oma volikogu istungiga, aga enne kui alustame, meil on üks juubilar. Anname üle lilled. Triin. Nii ja volikogu päevakord on ees, kas on ettepanekuid päevakorra osas? 14 päevakorrapunkti. On ettepanekuid? Tundub, et ei ole. Siis panen hääletusele, et kes on selle päevakorraga töötamise poolt, palun käega märku anda. Tundub, et kõik on poolt, jah? 20 kohal. Target ei ole. Ja läheme siis esimese päevakorrapunkti juurde. Ja selleks on siis vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine ja ettekandjaks on vallavanem Triin Matsal. Head vallavolikogu liikmed, kolleegid, minu ettepanek on kinnitada Märjamaa vallavalitsuse liikmete arvu 7 koos vallavanemaga siis järgmise struktuuriga, et vallavanem ja muud vallavalitsuse liikmed. Kas on selle kohta küsimusi? Tundub, et ei ole. Kes on siis selle poolt, et vallavalitsuse liikmete arvuks on 7, kuhu kuulub siis vallavanem ja 6 vallavalitsuse liiget. Palun käega märku anda. Kõik on poolt, 20 poolt siis. Ja teine päevakorrapunkt. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja taas ettekandjaks vallavanem Triin Matsal. Ja nüüd on siis liikmete kinnitamine ja liikmed on siis kuvatud teie ette ja võib-olla ma ütlen juurde ka valdkonnad, et ettepanek on siis ametnike valitsus, Annika Plaavust kinnitada vallavalitsuse liikmeks ja ühtlasi ta on ka Vigala osavalla esindaja, Helen Rais, kes on meie haridusnõunik. Kõik tunnevad meie haridusnõunik, kes esindab vallavalitsuses haridusvaldkonda, Heilits, kultuurinõunik, kes esindab kultuurivaldkonda, Lea Laurits, rahandusosakonna juhataja, siis finantsvaldkond, Margerista sotsiaalvaldkond ja Villu Karu abivallavanemana siis majandusvaldkonna esindaja. Volikogu minu ettepanek on vallavalitsuse liikmed sellises koosseisus kinnitada. Ja kui teil on nüüd küsimusi, siis on täna ka kõik kohal. Et reglement näeb ette ka, et ühe küsimuse saab esitada siis igale liikmele. Jah, palun Urmas Kristal. Ja, mina küsiksin volikogu liige Urmas Kristal, et vaata, meil siin varasemalt oli see, et ei tutvustada, kes küsib, eks seda. Et minu küsimus on siis ka vallavalitsuse liikmetele, et palun iga üks tutvustaks ise ennast, et see, et nüüd nimi öeldi, mul ei jäänud see väga meelde, et aga mis valdkond veel kord ja kui kaua oled omavalitsussüsteemis olnud, hakkame järjest pihta, Annika Plaavust. Tere, Märjamaa vallavalitsuse struktuuris olen töötanud 5 aastat, teede ehitus on siis minu valdkond, osakonna tegemistes kaasa löönud, see on laiem mõnevõrra kui ainult teeehitus, see on ka planeeringud, keskkond ja haldus, mis on jäänud omavahelise koostööga peame silmaring olema laiem ja fookust ei saa ainult oma valdkonna võida. Jah, aitäh! Ja, kohe järjest palun. Läbilõhti hariduse inimene, lapsest saadik haridussüsteemis, 4 diplomit taskus, juura, personalitöö, kutsepedagoogika ja haridusõpitu magister. Märjamaal saab jaanuari alguses 2 aastat. Tulin sellepärast või valisin sellepärast, et mul tundus, et see on, millega mina saan aidata. Võtk on korrastamata, kas seda üldse soovitakse teha või niiviisi. Ja võib-olla kuidas seda muuret ja laste suhet
laste ja hariduse kasuks. Kui kellelgi on mingi lisaküsimusi, ma juba vastan. See oli hästi hea vastus, et mina isiklikult ise ei küsi, jah. Lähme järgmise juurde, jah. Mina olen Märjamaa vallas tööl siis kultuurinõunikuna aastast 2018. Enne seda olin Igalas, Kivivala rahvaja juhataja, kultuuris tööl olnud aastast 1987 aastat täis, kuigi ma ise pole üldse nii vana. Aga siis kultuurinõunik küll, aga minule siis on kureerida ka need allasutused, rahvamajad, raamatukogud, ujula käib sinna juurde, muuseum, noorsootöö, nii et huviharidus, huvitegevus, noorsootöö, raamatukogud, sporti kureerin, MTÜ küla, selline hästi laiapõhjaline ma ei, ja terviseedendus on ka veel lisaks siis niivõrd. Et võib-olla ongi see, et valdkond on küllaltki lai, et lonkab võib-olla see üks ja teine, et ei jõua kõike nii kureerida, nagu tahaks. Aga Darja on süüdi, kui ma kultuuris olen, nii et kui süüdlast ei ole, siis süüdlane määratakse. Nii, palun Lea Laurits, jah? Tervist, austatud vallavolikogu liikmed. Mina olen siis Lea Laurits, töötan alates 1991. aastast Kalevi valitsuses, seejärel ühinenud vallavalitsuses 2002 aastal ja veel kord ühinenud vallavalitsuses 2017 aastal. Oleme oma naiskonnaga läbi viinud 2 rahareformi, mis siis toimusid 1992. aastal juunikuuses, siis mindi üle Eesti kroonile ja 2011 siis mindi üle Eesti kroonist eurole. Ka need on suured asjad, mis meil Eesti Vabariigis on toimunud. Hariduselt olen lõpetanud Tallinna Polütehnikuse instituudi, teenindusökonoomika ja organiseerimise eriala. Minu diplomil on majandusinseneri kvalifikatsioon. Ja olen andnud oma panuse sellest aastast alates Kalevi ja valla heaks. Nii et olen töötanud südamega, teinud oma tööd, ma arvan, kohusetundlikult. Siis veel. Mida tahan küsida? Aitäh! Aitäh teile! Marge Vista, palun! Tere, lugupeetud volikogu! Mina asusin Märjamaa valla tööle 1997 kooli viimased kursused ja lõpetasin sotsiaaltöö eriala ja haridusjuhtimise eriala ja sellest ajast olen pühendunud ja panustanud lastekaitsesse, sotsiaaltöösse, eestkostesse ja muu sotsiaalabi arendamisse ja korraldamisse ja ka vahetusse osutamisse. Aitäh! Ja viimasena siis Villu Käru. Et olen siis abivallavanem nüüd alates siin aastast 2022. Ja minu valdkonnad on siis kõik, mis puudutab ehitusvaldkonda, maakorraldust, keskkonda, ka planeerimist, valla transporti, tähendab ühistranspordi koordineerimine ja valla arengulised küsimused. Et osakondades siis vallavalitsuses kõige suurem neid igasugu muid ameteid, erinevad nõukogude kohad, mida ma ka siin täidan. Ja kui taustast rääkida, siis jah, minu tee kohalikus omavalitsuses hakkas aastast 1993 ja kohe sain volikogu esimeheks. Selle kohal olin siis aastani 2005 järjepidevalt. Ja sealt siis üks selline paus tuli sisse. Vabandust.
ma nüüd siin istika rutasin ette, see oli 2002 oli, kui ma sellest volikogu esimehe kohast lahti sain ja 2005 sain uuesti ametisse niimoodi ikkagi. Aastast 2013 siis vallavanem kuni aastani 2018 ja vahepeal siis 2,5 aastat Kohilas abivallavanemana olin tööl ja siis jätkasin jälle Märjamaal. Lühidalt siis see minu teekond siin kohalikus omavalitsuses. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis... Mul on küsimus küll, et kes need vallavalitsuse liikmed valisid, mis ajaks, et kas oli siis ka teisi kandidaate? Ja ma saan aru, et meil on siin pikaajalised ja elukutselised vallavalitsuse töötajad, et võib-olla võiks öelda, et äkki isegi alalised. Uus liige on meil siis Annika Plaamus, kes osales ka valimistel, kes on siis loobunud vallavolikogu töös, samuti Villu Karu, et mis tingimustel ja kokkulepetel vallavolikogus loobunud töötajad siis alustavad. See on kõik sinuna. Jah. Et eelmisel vallavolikogul, kui mind ametisse määrati, siis andsin mulle ka volitus moodustada valitsus ja vallavanema ülesanne on valitsus moodustada. Minu ettepanek on moodustada valitsusametnike valitsus poliitiliste liigetega ja natukene varasemalt kuulusid vallavalitsuse koosseisu Margeriska, Lea Laurits ja Villu Karu, uued liikmed on Heli-Liis, Helen Raid ja Annika Plaamus. Et selles osas natukene täpsustan ja see on vallavanema otsus ja see on põhimääruse järgi ka õige. Ja mis ajaks siis? Vallavalitsus on koos vallavanemaga vääritakse ametisse, et Jaanika võib aidata siin täpsustada juriidiliselt, aga koos vallavanemaga on vallavalitsus. Hiljemalt 3 kuu jooksul, kui ma peast ütlen, peab olema valitsus kinnitatud. Aga ma saan aru, küsitakse, mis ajaks? Mis mõtled? Ikka valimisperioodiks ja volikogu volituste perioodiks. Räägime üks laval, jah? Et alates kinnitamisest ja kuni valimiste perioodiks. Nii kaua kui vallavanem on ametis, siis on vallavanem välja. Kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Siis panen ma eelnõu hääletusele, et kes on siis selle poolt, et kinnitada Märjamaa vallavalitsuse liikmeteks Annika Plaamus, Helen Raid, Heli Lints, Lea Laurits, Marge Viska, Villu Karu. Palun andke käega märku. Kes on vastu? Erapooletu? 3 on erapooletud. Johannes, sina olid poolt? Siis ülejäänud on poolt 18. Ja võime minna edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, volikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Ja teen siis ettepaneku esitada kandidaatideks Triin Põri ja Kalle Teegivi. Kas on teisi ettepanekuid veel? Kas kandideerijad on nõus sellega? Siis panen hääletusele, et nimekirja sulgemise kohta, kes on selle poolt, andke käega märku. Vastu? Erapooletud? 2. Siis on 19 ja 2. Nii, ja teen ettepaneku kinnitada ka häälte lugemiskomisjon koosseisus Eero Raun, Triin Matsalu ja Avo Lumi. Kas on teisi ettepanekuid?
siis kes on selle poolt, et häälte lugemiskomisjon on 3-liikmeline, Eero Raun, Aavo Lumi ja Triin Matsalu? Palun käega märku anda. Siit on kõik poolt, vastu, erapooletuid ei hääleta, jah. Üks ei hääletanud, 20 poolt. Ja alustame siis protseduuriga. Häälte lugemiskomisjon alustab tööd ja räägite üle jälle protseduuri reeglid. Kandidaatide nimekirja kanti sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe kandidaatide nimel vastavalt esitamise järjekorrale. Number 1 Triin Põri, number 2 Kalle Teegil. Igale volikogu liikmele väljastati 1 hääletamissedel, kokku väljastati 21 hääletamissedelit. Hääletamiskasti avamisel oli selles 21 hääletamissedelit, millest 61 olid kehtivad ja 0 rikutud. Ning hääletamistulemused olid järgmised. Kandidaat number 1 Triin Põri 10 häält. Kandidaat number 2 Kalle Teegili 11 häält. Alla kirjutanud hääletamiskomisjon. Sellega on siis valitud sotsiaalkomisjoni esimeheks Kalle Teegivi ja aseesimeheks Triin Põri. Läheme siis 4. päevakorrapunkti juurde ja on volikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine ja ettekandjaks Johannes Pajula. Tere ja aitäh usalduse eest. 2 eelneval koosolekul kõlas siin vähemalt 2 korda koalitsiooni poolt siis soov teha koostööd ka opositsiooni liikmetega, vähemalt inimese suust. Ja mina siis revisjonikomisjoni esimehena teen ettepaneku moodustada revisjonikomisjoni 5-liikmeline, et komisjoni tööst oleks kaasatud ka koalitsiooni liikmed. Ja komisjoni esimees olen siis mina, aseesimees Tarmo Kask. Teen ettepaneku 3. siis liikmeks välja panna Annika Leppoi ja koalitsioonist härra Meelis Välise ja härra Raivi Laase. Nii, kas on nõus kandideerima Raivi, Annika ja ma ise? Oleme nõus siis, et teen ettepaneku nimekiri sulgeda, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Vastu erapooletuid ei ole. Ja teen ettepaneku siis jälle kasutada täpselt sama häälte lugemiskomisjoni, keda eelnevalt kasutasime, Eero Raun, Triin Matsalu ja Aavo Lumi. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Ikka hääletada. Vastu erapooletuid ei ole, jah? Mul on küsimus selles, eks ole, komisjoni liikmed on siin ja kui saab keegi nõustuda poolt häälte enamusega, kui poolt hääli on rohkem kui vastu hääli, siis ta osutub valituks komisjoni liikmeks. Nii lihtne. Terve koosseis. Kui me hääletasime juba teil on nimekiri ees. Ma võin tutvustada. Seda on salajale hääletada. Ette nähtud kohaliku omavalitsuse korraldus ja salajale. See on valimine. Kuulame, jah? Siin on valimissedelid, siin on numbrid 1, 2, 3. Nimekiri on siin. Iga selle numbri taga on kastikene poolt, vastu, erapooletu. Iga kandidaadi kohta teete märke. Kas siis poolt, vastu või erapooletu? Eraldi.
ja see, kes saab rohkem poolthääli rohkem kui vastuhääli, see osutub valituks revisjonikomisjoni. Mul on 3 häält siis ikkagi. Ja iga kandidaadi kohta siis ma saan aru. Hääletamiskomisjon on oma tööga valmis saanud. Kuuleme nüüd. Kindlaks järgmist. Valmistati ette 24 hääletamissedelit, kandidaatide nimekirja kanti revisjonikomisjoni liikmete kandidaatide nimed vastavalt revisjonikomisjoni esimehe ettepanekule. Number 1 Annika Levkoi, number 2 Meelis Väli, number 3 Raivi Laaser. Igale volikogu liikmele väljastati 1 hääletamissedel, kokku väljastati 21 hääletamissedelit. Hääletamiskasti avamisel oli sellest 21 hääletamissedelit, millest 21 oli kehtivad ja 0 rikutud. Ning hääletamistulemused oli järgmised. Kandidaat number 1 Annika Levkoi poolt 21, vastu 0, erapooletuid 0. Kandidaat number 2 Meelis Välis poolt 20, vastu 0, erapooletuid 1. Kandidaat number 3 Raivi Laaser poolt 20, vastu 0, erapooletuid 1. Seega on revisjonikomisjon valitud 5 liikmelisena, lisaks Johannes Pajulale ja Tarmo Kaasele on siis valitud liikmeteks veel Annika Levkoi, Meelis Välis ja Raivi Laaser. Aitäh häälte lugemiskomisjonile, et täna me kasti enam ei vaja. Et läheme siis komisjonide koosseisu kinnitamise juurde. 5. päevakorrapunkt, volikogu majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine ja ettekandjaks Ats Mõlla. Lugupeetud volikogu liikmed, teen ettepaneku majanduskomisjon kinnitada järgmises koosseisus. Lea Laurits, Eero Raun, Johannes Pajula, Kalle Teekivi, Raivi Laaser, Ralf Elfenbein, Toomas Ainsalu, Tiit Tambet-Marandi, Urmas Kristal. Tahad veel selgitada? Ma on küsimusi äkki majanduskomisjoni esimehele. Jaa, et mul oli ka soovida, et miks ma välja ei. Sest me arvestasime sinna osakaalu ja kuna siis hariduskomisjoni esimehega suheldes, siis leiti siis positsioon sinule hariduskomisjoni ja siis kuna on ka opositsioon majanduskomisjonis, siis kuna Johannes on revisjonikomisjoni esimees, siis minu otsus oli kaasata siis Johannes siis majanduskomisjoni ja opositsiooni poolt. Lisaks on siis vallavalitsuse poolt rahandusosakonna juhatajana Lea Laurits ja siis ülejäänud on siis, kes siis samamoodi soovisid komisjoni töös osaleda ja kes ei olnud ennast mujale komisjoni siis nii-öelda kirja pannud. Minuga oleks saanud muidugi suhelda, et majanduskomisjoni kuulumine oleks kindlasti olulisem kui haridus. Ja hetkel praeguse seisuga on minu ettepanek teie ees, teen ettepaneku see hääletama, rohkem küsimusi ei ole. Küsimus on, et kuidas kaasatakse komisjoni töösse volikogu liikmed, kes ei kuulu koalitsiooni? Absoluutselt revisjonikomisjoni kaudu on. Et proportsionaalne hääletustulemus näitaks seda, et me peaksime ikkagi vähemalt 2 kohta saama, mitte 1 kohaga piirduma. Ühesõnaga, täna on minu ettepanek selline ja ma arvan, et see ei ole selles osas ei ole enam rohkem selles osas nagu arutlemist, et kuna minule on antud selline õigus komisjoni koosseis sellisel kujul esitada, siis nii ta on, sest et Märjamaa valla põhimäärus ütleb, et komisjonid on 9–11 liikmelised. Täna see komisjon ongi 11 liikmelisena siia esitatud, et pean kinni sellest põhimääruse sätestatust. Kas
kõikidesse komisjonidesse oli rohkem soovijaid ka ja sellest peeti ka kinni, et vähemalt ühte komisjoni siis oli võimalik liikmetel, kes soovi avaldasid saada. Mõned on mitmes komisjonis, et Tarmo vist on 2 komisjonis, revisjonis ja hariduskomisjonis. On vist nii? Siin on koalitsioonileppes. Nii, kas on veel küsimusi? Me soovime siis enne hääletust Kaua te soovite? 5-minutilise vaheaja. Vahepeal oli väike vaheaeg, kas on mingeid ettepanekuid teil? Või paneme hääletusele? Ega me ei saa ju tulla komisjonidesse, kus meid ei soovita, ei taheta, see on selge, et teistesse komisjonidesse 2 meie liiget on kõige oodatud, et midagi teha ei ole, paneme hääletusele. Nii, panen siis majanduskomisjoni koosseisu hääletusele sellisel kujul, nagu ta teil ees on. Lisaks esimehele ja aseesimehele veel 9 liiget. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Vastu? Erapooletuid ei ole, et 16 poolt ja 5 vastu. Otsus on vastu võetud. Järgmisena on päevakorrapunkt number 6 ja volikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine, ettekandjaks Ottomar Linna. Minu ettepanek on hariduskomisjon kinnitada 12 liikmelisena, lisaks esimehele ja aseesimehele siis Kaarel Letsalu, Triin Põri, Tarmo Kask, Kristiine Niit, Rurik Kaldma, Margit Tiira, Anne Aaspõllu, Küliti Lepik, Mari Kann ja Helen Ronid. Kas sul oli ta ju mingi põhimõtete järgi siin? Jaa, minu põhimõte on see, et oleks, kuna hariduse valdkond on väga lai, siis ma oleks kaetud alusharidusest gümnaasiumini, teemad, noorsootöö, väikekoolist, suurekoolist ja huvi kaasas. Kas on veel küsimusi Ottomarile? Või tahate saada selgitust, kes on kes, et ei tunne kõiki? Kohal ei ole muidugi, aga Ottomar ju teab, kelle ta esitab siia. Osasid teate, aga eks saate tundma, kui komisjon käib. Mul on küsimus 12 liikmeline, et kas sealt tuleb hääletusi ka? Vähemalt eelmine kord meil ei olnud selliseid ja komisjon on nõuande korda, et tegelikult meil ei just Kas on veel küsimusi? Mina küsin, et Küliki Lepik, et minu jaoks on Kast Jorgit lasteaia direktor, et ta esitaks lasteaeda. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis panen nimekirja hääletusele, et hariduskomisjon on 12-liikmeline, esimees ja aseesimees, lisaks veel 10 liiget, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Tundub, et on kõik poolt, et vastu erapooletuid ei ole. Seega on hariduskomisjon kinnitatud. 7. päevakorrapunkt, volikogu kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine, ettekandjaks Mart Tilk. On ülihea meel, et kultuurivaldkond ja kultuurikomisjoni kandideerimist nii oluliseks peeti ja kandidaat tegelikult laekus rohkem kui justkui alga kokkulepitud või orienteeriv liikmelise numbri mõttes oli. Aga teen teile ettepaneku nimetada kultuurikomisjon 12-liikmelisena ja selles mõttes see nimekirja loetelu ei ole mingi pingerivi, kus 13 tavalist ikka on, aga Kaarel Letsalu, Sandra Nurmsalu, Anneli Ülemaante, Rasmus Unga, Kersti Petter, Kurmeister, Kristi Kivisil, Elle Vesinurm, Mari Kann ja
valla poolt 4 inimest. Kõik need inimesed on andnud kas siis liikmest ise või siis läbi teiste inimesed nõusoleku osaleda. Ja seal on arvestatud nii valimistulemusi kui tegelikult osa nendest spetsialistidele sellesse komisjoni kutsutud. On Mardile küsimusi? Tundub, et ei ole. Panen siis hääletusele kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamise koos siis esimehe ja aseesimehega veel 10 liiget, kes on selle otsuse poolt. Palun käega märku anda. Tundub, et kõik on poolt. Vastu erapooletuid ei ole. Siis on kõik 21 poolt. Ja enne järgmist päevakorrapunkti on mul ettepanek teha 10-minutiline vaheaeg. Tundub, et kõik volikogu liikmed on tagasi ja vaheaeg on ka läbi. Et läheme järgmise punkti juurde ja volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine. Sõna on siis Kalle Teegivil. Teen ettepaneku lisaks esimehele ja aseesimehele valida komisjoni koosseis järgnevalt Annika Levkoi, Kai Liivisson, Ilju Aviste, Merle Siibsalu, Marika Hatto, Ülle Laasner, Laivi Tiina Kokamägi ja vallavalitsuse esindaja Marge Riska. On komisjoni esimehele küsimusi? Jaa, mul on küsimus, et miks meil teine kandidaat välja jäi? Kuidas? Miks meil teine kandidaat välja jäi? Me oleme ühe kandidaat. Ei tea? No täpselt nii nagu on. Niimoodi nagu siin ees on ja ma arvan, et komisjoni esimene õigus on need kandidaadid esitada ja nii ongi. Kas meil on võimalik esitada siia veel üks kandidaat? Siin on palju 10, eks? 11 on. Ei ole, sest et komisjoni esimehena mina ei ole nõus, ei ole mõtet seda komisjonit tegelikult nii suureks ajada. Et 11 on meil põhimääruses kirjas ja sinna jääbki 11. Meil on nii kokkuleppinud ka tegelikult see koalitsioonileping. Mõned komisjonid läksid 12. No see oli erakorras, aga ma arvan, et kui need komisjoni liikmed seal tuleb nii palju, ma olin eelmine esimees ka, et tegelikult, ma ei tea, ei ole mõtet neid liikmed sinna nii palju, et see 11 on okei. Nii, kas on veel küsimusi? Panen siis hääletusele sotsiaalkomisjoni järgmises koosseisus esimees ja aseesimees ja lisaks 9 liiget. Kes on selle otsuse poolt? Palun käega märku anda. Vastu? Erapooletuid ei ole. Et 16 poolt, 5 vastu. Läheme 9. päevakorrapunkti juurde, Vigala osavallakogu 3. koosseisu liikmete kinnitamine. Ja see kinnitamine tuleneb siis Vigala põhimäärusest ja tugineb siis valimistulemustel, kus me eelmine kord kinnitasime 7-liikmelise osavallakogu ja vastavalt valimistulemustele on siis see nimekiri siin ees, välja arvatud ühe erisusega, et tegelikult oleks siia kuulunud ka Annika Plaamus, aga tema volitused lõppesid seoses sellega, et ta on valla ametnik ja ta vallavalitsuse liige täna, sest et
et seetõttu tuli siis sealt asendusliige viimasena Priit Mältsemees ja need nimekirjad ei ole üldse seotud sellega, kuidas erakonna valimiste tulemused olid, vaid täpselt pingereale, kuidas keegi hääli sai. Siin on nad muidugi tähestiku järjekorras, mitte selles järjekorras, kuidas on hääletustulemus. Või mingis teises järjekorras. et muidu oleks Tarmo Kask esimene, kui oleks häälte tulemust. Ei no, vahet pole ka vist. Mariast annab tähestiku järjekorras lõplikus otsuses. Jah. See on nii oluline. See on keerulisem. Et kas on selle kohta küsimusi? Küsimus, et kas see jääb siis 4 aastaks? See on praegu selleks volituste perioodiks. Suurendada ei saa vahepeal? Suurendada ei saa ja tegelikult tähendab välja saab astuda ja tuleb asendusliige. Sest seal on meil mitu liiget veel, kes on Vigalast valitud sinna ja on võimalik asendusliikmele asemel tulla. Ja seal on võimalik ka peatada, mitte see pea lõplikult väljast. Aga komisjonide liikmete arvu ei saa? Selle me oleme ära kinnitanud 7 liikmelisena. Kui me uuesti ümber... Põhimõtteliselt võite ette valmistada volikogu otsuse eelnõu, menetlusse anda, teha ettepanek. Meid seda ette leida. Aga teoreetselt on see võimalik? On ikka võimalik. Nii, panen hääletusele. Kes on selle poolt, et kinnitada osavallakogu 3. koosseis siis sellisel kujul? Annabel Vaarma, Tarmo Kask, Sandra Nurmsalu, Meelis Välis, Anneli Ülemaante, Jaak Hiibus ja Priit Mältsemees. Palun andke käega märku. Tundub, et kõik on poolt. Erapooletuid vastu ei ole, 21 poolt. Kas see vastu oleks väida? Oleme kinnitatud. Väga vist mitte. Tulemused on sellised. Nii, läheme 10. päevakorrapunktini ja vallavanemale töötasu määramine. Et vallavanem läheb kenasti välja. Ja Urmas Kristal? Ma taotlen ennast sellest päevakorrapunktist, aitäh. Pane ka siis välja, jah? Et teil on välja saadetud eelnõu selle kohta ja väikesed selgitused siis juurde ka või põhjendused, et ma seda dokumenti küll üle rääkima ei hakka, see on kõigil tutvumiseks olnud ja selline selgitus, et kuna vallavanem alustab uut perioodi, siis on olnud koalitsioonile ettepanek tõsta seda töötasu 300 euro võrra, mis tähendab siis 8,1% palgatõusu. See tuleb katta siis vallavalitsuse eelarvest, kus on ka tegelikult ette nähtud või vähemalt projekti järgi praegu on ette nähtud ka töötasu tõus teistele töötajatele. Lisaks riiklikul tasandil on muutumas ka alampalk ja riiklikud töötasud siis õpetajatele ja nii edasi. Ja selline selgitus ka veel juurde, et kui me räägime kõrvalvaldadest ja me ei taha, et oleks siuke tööjõu liikumine, et meilt ära ostetakse, siis kõrvalvallad on teinud suuremad palgatõusud, Raplas tõusis 1000 eurot kuus ja Pohilas oli üle 500 euro. Kehtnat veel ei tea, sest seal jätkab praegu ajutiselt vist eelmine vallavanem ja ilmselt tõstetakse võib-olla siis, kui päris see vallavanem märtsist vist või aprillist asub ametisse. Ja üks põhjendus siis veel sinna juurde, et tegelikult me nagu ei planeeri siis juhtimiskulude üldtõusu, vaid see, mis on, ütleme, vallavanema palgatõusuks, see volikogus on samaväärselt palgalangetuseks. Ehk siis summaarum ei suurene. Et volikogu esimehe hüvitis läheb väiksemaks. Nii, kas on selle kohta küsimusi? Küsimusi võib-olla oleks, aga vallavanem endale sai.
me ei saadud arutelusse kaasata, et alati on saadetud vallavanema ukse. Kellel küsimusi? Minu saab küsida, kui ma oskan vastata. Et meil oleks päris palju küsimusi. Aga praegu hetkel... Kas me saame pärast info ja küsida äkki või? Saab ikka. Ja see on üks selgituse juurde panemata, et see oli mõeldud ka, et see on valimisperioodiks. Et me ei hakka seda iga-aastaselt muutma. Nii oli vähemalt kokkuleppes. Kuna see on poliitiline kokkulepe, et siis ma volikogu esimehelt nüüd oli võiks küsida, et kas te siis hakkate edaspidi ka 2 korda aastast palkadest? Ei, ma ütlesin perioodil 4 aastaks. Ja mis need mõõdud saavad parameetrid siis võiksid olla palgatõusu alus ka? Ei ole palgatõusu. 4 aastat on sama palk. Sama palk kehtib. See hakkab sellest perioodist. Praegu tal kehtib ju vana palk. Kuni oma volituste lõppemiseni ja kui me oleme selle palga kinnitanud, siis sellest ajast hakkab kuni järgmiste valimisteni. 4 aastaks. Kas on veel küsimusi? Kui ei ole, siis panen selle hääletusele, et määrata... Võib-olla tahaks seda öelda, et kui nüüd inimene kõrvalt, vallakodanik kõrvalt vaatab, siis ta leiab sellised dokumendid, kuidas sellel aastal on vallavanema palk tõusnud 2 korda, et märtsis 3700 euroni ja nüüd detsembris tõstetakse seda 4000 euroni, et võib-olla tekib nagu küsimusi, et kas sellises tänases majanduslikult keerulises olukorras, kus riik on ka praktiliselt kõiki makse tõstnud ja üha keerulisem on majanduslikult hakkama saada Eesti inimestel, et kui eetiline ja solidaarne see on, et me vaatame vähem kindlustatud peresid, me vaatame ühiskonna haavatavamaid gruppe, sealjuures lastega peresid, et kui eetiline see on ja kui raha on, et kas seda ei võiks suunata sinna, kus seda abi oleks nagu rohkem vaja. Et kindlasti Triin Matsalu on töökas vallaametnik, aga just praeguses selles keerulises olukorras, kas see on nagu õige samm, et meie hinnangul on see lõhe liiga suur ja see riivab inimeste õigustunnet praegusel asjal vaja. No ma enne tõin ka välja ühe põhjenduse, et tegelikult me juhtimiskulusid ei tõsta kokkuvõttes. Et kui ühel tõuseb 300 euro võrra palk, teine langeb 350, siis on see minu arust kaetud ja kuskilt pole kellegi arvelt raha ära võetud. No võib-olla juurde, et vallavanema töötasu ei ole sotsiaaltoetus, vaid see on töötasu selleks, et saada kvalifitseeritud tööjõu kvaliteetselt valdkonda. Siis on meil, et kas on kaalutud varianti, et enne vallavanema palgatõusu otsustamist töötatakse välja külavanemate motiveerimise süsteem või tuuakse need 2 teemat paralleelselt volikokku arutamiseks? Teemat saab volikokku tuua küll, aga vallavanemat ilma palgatajata ei saa. Mul on see kogemus olemas, kuidas 6 aega hiljem määrati mulle palk üldse, et kas ta oleks sama või mitte, aga 6 aega ma pidin mõlemal korral töötama ilma palgata. Külavanemat töötab ilma selles? Ei, see on jah ühiskondlik ülesanne. Võib-olla selle külavanemate teema natuke need üleriigiliselt ja regionaalselt seda asja proovitud ja see asi ei tööta null ja sellepärast me ei ole seda rakendanud. See on tegelikult Eestis tervikuna korraks mingil ajal läbi käinud seda. Et see tekitas lõhestumist kohalikes kogukondades veel rohkem, kui see praegu on, sest siis hakkasid tekkima sellised momendid, et väiksed külad eriti, et miks see meil saab tasu selle samast, kui me tegelikult kogukonnana teeme seda kõik koos. Ja lõppkokkuvõttes see tekitaski suurema probleemi. Siis tuleb sealt jätkata otsida lahendust. Külade suurused on ka nii erinevad, et mõnes on mõni suits ja võtame näiteks meie regioonis. Vanavigala ja Kivivigala on üsna suured külad, et kuidas ta reguleeritud on, kus on külas 10 inimest ja seal on üle 200. Sellega tegelda kindlasti tuleks. Ma ütleks juurde seda, et külavanem on selline
positsioon, mis võib olla, aga ta ei pea olema, ei ole selliseid seadusega ette nähtud kohustusi, mida just näiteks külavanem täitma. Küll aga vallavanemal on neid kohustusi küll ja veel, et ilma vallavanemat ei saa olla. Kui teil on kokkuleppeliselt see, et volikogu esimees saab vähem selle arvelt tegelikult, ma ise arvan, et see on mõistlik. Iseenesest, kui üldkulud ei suurene. Arvestades seda töömahtu ja panust, siis ma arvan, vallavanem on endas rohkem kõvasti. Kas võin panna hääletusele selle? Küsimusi rohkem ei ole. Et panen hääletusele määrata vallavanem Triin Matsolale töötasuks 4000 eurot kuus. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Kas te hääletate? Erapooletud? Või olite vastu? Meil ei olnud seda infot vaheselt, et volikogu esimehe põhjendust ei olnud, jah? Volikogu esimehe töötasu langeb, et me sellel juhul peamegi natukene ikkagi arutama. Korraks selle. Ikkagi sel juhul, kas ootate meil siin kohal, korraks räägime või lähme veel 15 sekundit. Kas olete nõus, et 30 sekundit? Ja oleme valmis. Nii, palun vaikust. On valmis meil. Panen siis päris uuesti. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Et 4000 eurot kuus. Vastu. Erapooletuid. 5, 6. 15 poolt, 6 erapooletuid. 14 poolt. Ai jah, üks on ukse taga vaadata andaks. Vana pea ei rehkendanud nii hästi, kuigi peaks. Seega oleme kinnitanud vallavanema kuupalgaks 4000 eurot. Ja kutsute äkki Urmase sealt ka? kas keegi kutsub sisse tagasi, jah? Mõlemad. Mul on see küsimus, et kas ei oleks olnud mõistlik, me nagu enne hääletama asumist meile ka saata selline teade, et selline teil oli ka? Ei see, et teie langete, teie palk langeb. Eelmine korda kinnitasite volikogu esimehe tasu. Ei ole, see on kinnitamata, aga see ei ole mingi saladus ka, et see on eelnõudes. See tuleb alles järgmine. Teie kõiki neid eelnõusid ei ole. See tuleb alles järgmine kord, see on kehtestamata. See on kehtestamata, jah. Aga kindel see on, nii et ei maksa praegu. Nii, läheme edasi järgmise punkti juurde. Märjamaa valla 2025 kolmas lisaeelarve ja ettekandja Lea Laurits, rahandusosakonna juhataja. Tere siis veel kord minu poolt ja vallavolikogu esimees. Häid jõude teile, ilusat vanast lõppu. Kahju küll. Väga hea. Palun nüüd. Ja head töötajad. Märjamaa vallavalitsus on siis esitanud eile vallavolikogule 3. aasta lisaeelarve. Täpselt tavapäraselt ongi tehtud detsembrikuuses. Ja 3. lisaeelarve maht on 112 474 eurot. Ja teine paragrahv ütleb, et kinnitada sihtotstarbeliseks tegevuskulude toetuseks sihtasutusele Märjamaa vallakeskus 3340 eurot. Seletuskirjast on lugeda, et see on sihtotstarbeline ja see on rajamasina hoiustamiseks konteineri olemiseks. Ja paragrahv 3 ütleb siis, et Märjamaa gümnaasiumi põhikooli õpetajate tööjõukuludeks ette nähtud vahenditeks lubatakse kasutada 37 464 eurot Märjamaa gümnaasiumiastme õpetajate töötasustamiseks. See on riigi poolt antud vahendid ja seda näeb riigiseadus ette, et kui põhikooli õpetajate tööjõukuludeks ette antud vahendid kasutatakse gümnaasiumi osas, et siis peab seda sama otsustada vallavolikogu. Nii on siia välja toodud. Ja kõike seda loomulikult Märjamaa gümnaasiumi direktori ettepanekul. Ja kokkuvõttes suurenevad siis põhitegevuse kulud 29 664 eurot.
Sellest siis kulud kaupade ja teenuste müügist 1759 eurot, see on lisas 1. Kui te vaatate lisa 1 ja siis saavad toetused tegevuskuludeks 27 905 eurot. Ja põhitegevuse kulud suurenevad siis 65 463 eurot. Antavad toetused kokku, need on siis 413, 4500 ja 4528 kontodel. Need suurenevad siis 10 534 eurot. Muud tegevuskulud on kõige suuremad valla tegevuskulud, siia kuuluvad siis personalikulud, konto 50, majandamiskulud, konto 55 ja muud kulud, konto 60. Ja need suurenevad siis 54 939 eurot. Ära on toodud siis tegevusvaldkondade lõikes, missugused kulutused, missugusel tegevusvaldkonnal siis suurenevad. Ja kokkuvõttes suureneb siis, nagu ma ütlesin, eelarve maht 112 474 eurot ja kokku on eelarve maht siis 20 385 625 eurot. Põhitegevuse tulem väheneb siis 35 809 eurot, sest osa kulutusi tehakse siis vabajäägi arvel ja kokku moodustab põhitegevuse tulem 781 266 eurot. Investeerimustegevus kokku 47 001, siin on 2 põhivara toetust. Üks on Orgita Päädeva rekonstrueerimise projekt 35 000 ja teine on Sillaotsa talumuuseumi konteinerite soetamine 12 001 eurot ja nendest mõlemaks on antud vallavolikogu nõusoleku. Muidu ei saakski investeeringut muuta, kui selleks ei ole vallavolikogu nõusolekut. Eelarve tulem siis on 82 810 eurot. Finantseerimistegevust ei muutu ja likviidsed varad vähenevad siis 82 810 eurot. Nii, ja teine lisa on siis koostatud investeeringuste kohta. Täiendav reserv hangete katteks ja kinnitatakse esialgse eelarvega. Kui te nüüd järgmine aasta hakkate eelarvet kinnitamist, siis seal on ka planeeritud 50 000 täiendavaks reserviks hangete katteks. Ja siin oli veel jääki 10 849 eurot ja see läheb siis 3 348 eurot Meremaa uue jäätmejaama rajamise eeltöödeks, muidu ei saanud projekti esitada ja see oli siis kliimakindluse hindamine ja hinnapakkumiste võtmine sellises summas siis. Ja vaba aja kultuuriregiooni tegevusvaldkonnas on siis Sillaotsa talumuuseumile läheb siis 19 502 eurot. Sellest, nagu ma ennist ütlesin, 12 001 oli sujakute jaoks ja siis 7 501 on uue tarbijakaabli paigaldamiseks. Ja kokku siis põhivara soetused suurenevad 47 001 eurot. Meile on esitatud ka seletuskiri. Seletuskirjas on toodud ära õigusaktid, millele siis tugineb Meremaa valla eelarve ja siis on ära toodud kõikide nende tegevusvaldkondade viisi, siis kus mis väheneb pluss miinus. Et kui te seda olete vaatanud, siis te saite üksikasjaliku pildi, kuidas muutuvad põhitegevuskulud, kuidas muutuvad saadavad toetused ja nii edasi. Et minu poolt on kõik. Et kui teil on küsimusi, olen hea meelega nõus vastama. Palun Leale küsimusi. Mul on üks küsimus. Jah, Andres. Andres Jeesser, et palun ütle mulle seda, ma liiasin nad üles, aga Märjamaa maja trepi remonti. Jah, 3000 eurot. Mis see sina? See trepp oli lagunenud ja terrassi osa, nii oli kirjeldatud, jah. See tehti selle raha korda 30 eurot. Mis sa teed siis? Uued lauad. Amortiseerunud terrassi trepi remondiks. Sellest vaba jäägi. Olekki äkki lõppu. Et seda järgmist aasta eelarvesse võiks kanda. Nii. Tal oli vist ähmisugune suhtum olnud eelnevalt, et siin lõpustati. Tavaliselt lihtsalt need asjad niiviisi ühe päevaga ei lagunud, et seda oleks vaja ette. Nii, Eero Raun. Ütlen seda, et ma ei hakka ukse taha minema selle jaoks, et vajadusel vastuta teie küsimustele seoses kooli eelarvega, aga ma ei osale
lisaeelarve hääletamise? kooli eelarve osas on tegelikult nii, et need kõik, mis Eero Raun ettepanekud tegi, need on vallavalitsuse pädevuses, need on 50 ja 55 vahelised muudatused ja tegevusala järgi kõik hariduse valdkonda, nii et minu seda ei ole põhjust nagu taandada. See on üldakt ka, see on määrus, nii et see on määrus, et ei ole mingit takistust selle hääletamisel. Muidu ei saaks väga paljud allasutsuste juhid üldse eelarvest hääletada. Et ei pea taandama. Aga võib. Võib. Nii jäävad vallavalitsuse pädevusse. Ma praegu ikkagi hoian eemal. Annan kirja siis. Kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Panen siis kolmanda lisaeelarve määruse hääletusele. Kes on selle vastuvõtmise poolt, palun käega märku anda. Nii, vastu. Erapooletuid. 4 vastu, 1 erapooletu ja kohal on meil peale kõik. Eero ei hääletanud. Põhjendaks ka, et me ei ole eelarve liikmetelt saanud kujundada ja osaleda nende lisaeelarvete arutelude juures. Nüüd ka edaspidi, kui ei lasta ikkagi läbi komisjoni tööga osaleda, siis ei ole tõenäosus mul edaspidi, siis ole näha. Et see on põhjendus. Sellepärast me ei saa poole. 6, 7, see on siis 14 poolt. Aga suur aitäh teile. Aitäh, Lea. 14 poolt, 4. 15. Allet ei ole, tema taandas. Noh, ta said. 2 taandas ja siis oli 1 erapooletu ja 4 vastu. Jah. Väga keeruline. 21 arvutamine on väga raske. Päevakorrapunkt number 13. Märjamaa vallavolikogu 18. Vabandust, läksin üle, näed, enam just üldse numbrit, läksin segadusse, 12. Märjamaa vallavolikogu 29. novembri 2021 määruse number 1 vallavolikogu ja osavallakogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse maksmise kord. Et see on teile siis välja saadetud ka ja oli välja toodud ka, millised muudatused sinna siis tulevad. Et omale ma panin siia juurde ka, et mida see kõik välja ei olnud toodud, et ma siis räägin praegu lihtsalt juurde ka, et volikogu liikme hüvitis oli 60 eurot, mis ei ole siis plaanitud muuta. Komisjoni esimees 100 eurot komisjoni töö juhtimise eest. Kui ta ise kohal ei ole, siis saab selle aseesimees või kes iganes selle juhib. Siis osavallakogu esimees 100 eurot, komisjoni liige 35 eurot, osavallakogu liige 35 eurot. Need olid siis kõik muutmatul kujul jäävad sisse ja muutus siis tellitud töö, siis, mis oli enne 5 eurot tund, et kui peaks täitma mingeid volikogu otsusel tööülesandeid, oli 5 ja see on planeeritud siis 15 eurot tund, seda eriti nagu pole, ei mäletagi, et oleks rakendatud väga ja muutus siis ka kilomeetri hind, mis enne oli 0,3 eurot kilomeeter, siis nüüd on 0,5 ja muutusid ka maksimaalmäärad, enne oli vist 335 ja nüüd 550. Aga see on siis juba vastavalt selle riiklikule ettekirjutusele või määrusele siis. Muud vist ei tohiks olla seal muutunud. Esimene muudatus oli see, et enne oli meil palgaline volikogu aseesimees ja nüüd on hüvitis. Hüvitisega, jah. Mõlemad, nii volikogu esimees kui aseesimees on hüvitisega ja ei ole palgalised töötajad. Kas on küsimusi selle kohta? Neid vanu tariife siin ei olnud, aga neid oli võimalik ka vaadata järgi siis vanast määrusest. Et tundub, et ei ole, siis panen hääletusele, et kes on siis sellise määruse kinnitamise poolt, palun käega märku anda.
20 on poolt. Ja nüüd võime siis 13. päevakorrapunkti juurde minna. Ja see oli meil siis Märjamaa vallavolikogu 18. juuni 2025 otsuse number 246 omafinantseeringu garanteerimine, Märjamaa valla jäätmejaama rajamine, muutmine ja päevakorras oli teil küll kirjas Kirsti Mau, aga täna vist on meil vallavanem Triin Matsalu. Just Kirsti täidab teisi oma ametiülesandeid, et teisest kohast. Aga ettepanek on siis muuta volikogu varasemat otsust, aga natukene sisust ka, et mis on kursis, et meil on olnud meie investeeringute kavas juba pikalt teema Märjamaa valla jäätmejaam. Täna on meil jäätmejaam Märjamaa Alevisjaama tänaval, kus võetakse vastu küll erinevad liiki jäätmed, aga meil puudub vastuvõtmisvõimekus aia- ja haljasjäätmetele. Esiteks juba territooriumi pärast ja teiseks meil ei ole seal territooriumil ei ole selliseid tingimusi, mida siis komposteerimine nõuaks. Ja oleme siis juunikuus käinud volikogus küsimas garantiikirja summale 435 611 eurot, see oli siis oma finantseeringu katteks projektile, mille saime esitada siis taotlusvooru jäätmete liigiti kogumise taristu arendamine ja seal oli siis esitatud taotlus meie uue jäätmejaama rajamiseks. Kõik need liigiti kogutavad jäätmed, mis täna on Jaama tänaval, lisaks siis aia- ja haljasjäätmed. Ja informatsiooniks ka nii palju, et see jäätmejaam siis on eesmärk rajada Alevist välja Urgitale. Kui te teate, siis Päärdeva tee ääres, seal kus on endiselt siis Märjamaa sovhoosi sigalad on paremat kätt ja sinna samasse kätte natukene edasi, kus on praegu päikesepaneeli. Et seal on vallale selleks riigi poolt eraldatud jäätmejaama kinnistu ja kuhu on siis projekteeritud uus jäätmejaam. Esitasime taotluse ära ja oma finantseeringu summa oli siis 435 611 eurot. Ja taotlus oli menetluses ja tagasi tuli ta siis menetlemiselt parandusettepanekutega, nimelt siis aia- ja haljasjäätmete ringlussevõtu tegevused kvalifitseerivad riigiabiks või siis vähese tähtsusega abiks ja selle juhul siis omaosaluse protsent on märgatavalt suurem, kui muidu oli 80%, siis selle tegevuse juures on 45%. Ja siis läbirääkimiste käigus ja erinevate siis koosolekute põhjal arvestati välja, et see konsulteerimisega seotud ala ehitustegevuse osa on siis arvestatud selliselt, et sinna tuleb juurde oma osalus summas 102 389 eurot. Et meie oma finantseering läheb seetõttu suuremaks. Ja et projekti siis taotlusvoorus edasi menetletaks, on meil vaja volikogult taotleda või muuta volikogu poolt siis väljastatud garantiid sellele oma osalusele. Ja ütlen veel siin juures, et see taotlusvoor on selle põhimõttega, et nii palju kui raha on, nii palju taotlusi võetakse vastu ja kui raha saab otsa, siis järgmisi enam vastu ei võeta, et ei ole nagu tähtaega, vaid kiireb raha. Et sellega kiiresti saaksime edasi minna, siis on ettepanek meil muuta seda 18. juunil välja antud vallavolikogu otsust, garanteerides oma finantseeringu Märjamaa valla jäätmejaama rajamisel ja selle punkti 1 sõnastust ja asendada siis see summaga 538 000. Ja seoses sellega on vajalik siis muuta edaspidi, kui hakkame investeeringute kava osa muutma, aga meie investeeringute kava ja seletuskirjas on ära näidatud ka, kuidas see summa siis aastatel 2026 ja 2027 jaotud. Ja täiendav rahastus on siis planeeritud laenuvahendite arvelt, mida on meie investeeringuvahendid kõik enam. Et ettepanek on siis volikogule anda nõusolek vallavalitsusele sellise garantiikirja väljastamiseks. Ja võib-olla tuleb küsimus ka, et miks
Kas on vallavanemale küsimusi? Kogumaksumus on toetuse suuruseks peale neid arvestusi 1 640 831 eurot ja 88 senti on toetuse osa ja meie osa oleks sealt juures summa, mis nüüd 538. Kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole, siis võime hääletusele panna, et kes on sellise otsuse poolt, et garanteerida siis Märjamaa valla poolt kulusid vähemalt 538 000 euro eest, palun käega märku anda. Tundub, et kõik on poolt. Nii, päevakorrapunktid otseselt on läbi, infopunkt on jäänud, et Atsnellaks olid. Ja mul on teede spetsialistile küsimus, et tähelepanelikud vallakodanikud võib-olla märganud, et Hammi teel on 70 asemele sattunud kiiruspiiranguks 50 km tunnis. Millest sellised muudatused? See on kohtunud raamis käinud. Päris sattunud ei ole, tegemist on vallavalitsuse üldkorraldusega ja see on tingitud siis talvisest õuest, kuna meil ei ole lepingutega seotud libedustõrjet Märjamaa valla tänavatel, siis juhtus otstarbekas viia piirkiirus 70-50-le, et liiklust rahustada. See projekti eesmärgiga vastu on eesmärk oli raskeveokite liikluse tagamine tööstuspiirkonnale, et tee kandeviime ja parameetrid sellega ei muutu. Siis teine küsimus on Metsanurga tänava kohta, et jätkuvalt uuel asfalteeritud lõigul on väga raskete veokite sõit mitte ainult risti üle, vaid nagu pikki teede pööramisega, et veetakse seal materjali, ja siis teine sellega seoses, et see materjal, mis veetakse suured kivid, mis nendega siis vallavalitsus teha plaanib, et kui neid maaomanikel vaja? Osaliselt see on seotud ehitustegevusega, see on ajutine ladustamine. Ehitustegevus, mis on seotud siis Moniari osaanimu arendusega, on kavandatud lõpetada 2026 juulis ja selleks ajaks tuleb meil ka vabastada laoplats siis lendamaterjalist. Seal on vallal endal ka pinnast veel, et hetkel oleme seda arutanud, et seda pinnast on võimalik siis kasutada nii eraettevõtetel, eraisikutel, aga see tuleb eelnevalt siis kooskõlastada vallavalitsuse protokollis otsuse alusel siis minu kui teedespetsialistiga, mis puudutab siis seda Olerexi külje jälle jäävad pinnasevalli. Et muu materjal, mis on eesus, on hetkel siis Moniari ajutine ladustamine. Okei, et see, kes seda kasutab, see nüüd üle siis ära? Jah. Aitäh. Aavulumiili. Aitäh, et eelmise koosseisu viimasel koosolekul härra Jõesaar tegi ettepaneku sünnitoetuste tõstmiseks. Mind huvitaks, kuidas selle teemaga on edasi liigutud või kuidas kavatsetakse liikuda. Ma ei tea isegi, mis sellele vastama peaks. Nii palju on, et koalitsioonilepingus on ka see teema sees ja see kokkulepe peab ainult, et meil ei ole ettevalmistus veel tehtud, selleks põhimõtteliselt oleme läbi rääkinud, aga seda usada. Kas on veel küsimusi, informatsiooni ja Toomas Ainsalu? Sügisese teema kohta tahaks küsida veel, et Surma aias oli Orgita-poolse külje pealt pandi need biojäätmete mõnikud sealt likvideeriti ära aias jäätmed, et seal on nagu väga palju suuri puid ja tehti tuleb selle külje peal väga palju, et põhjendus oli see, et maaomanik ei ole nõus. Ma olen vastupidist kuulnud, et maaomanikul otseselt selle vastu seal ei ole midagi, et
vanad inimesed teise poolde ei jõua kanda, et see on ikka väga kaugel. Ja see peatee ääres seal keskel hunnikud ja kotid hunnikud, et need olid ikka üks tükk aega oleks polevad seda. Kes kommenteerib? Villu. Mina rääkisin jah oma haldusosakonna juhiga Gert Laitsaarega sel teemal ja tema põhjendus oli pigem seotud nende lehtede äraveoga või noh, see biomaterjal, mis sinna siis ladustati sealt surnuaiast, et tegu üldiselt on sellise pehme pinnasega, kus masinatel raske liikuda. Noh, saame aru, et siin võib-olla oleneb ka aastaajast selle pinnase tehtus ja nii edasi. Aga jah, see oli nagu tema põhjendus nendele asjadele, miks siis otsustati neid lehe kogumiskohti seal ringi tõsta. Et ega ma midagi paremat ei oska siin selgituseks tuua, aga kui see tõesti on nüüd probleem, mida mulle räägitud ei ole küll, aga jah, võib-olla kõik asjad ei jõua minuni, et siis me võime ju uuesti ikkagi mõelda selle peale, et kuidas siis oleks nagu parem seda asja korraldada. Ma korra täpsustan, et me võime selle maaomanikuga sealt rääkida, aga see selleks, et sinna saaks teha haljasjäätmete kogumispunkti, tuleb rajada juurdepääsu tee, mis ütles tähendab seda, et see kinnisi tuleb ikkagi koormata, kas isikliku kasutusõigus või sundvaldusega. Sarnane läbirääkimine on meil kalmistu tagumise parkla osas, kus telefonidel eraisikul oli nõus ka parkla laienduse või selle väljaehitamisega, aga kui on välja saatud eelnõu, siis ta taganes, et ta siiski ei soovi. Just seesama põhjus, et nende lehtedega koos tihtilugu visatakse ka olmejäätmeid nende erakinnistutele, et tegelikult kui inimene on pikemalt selle kaaluma või mõtislega, siis ta tegelikult ei taha seda prügi oma maale. Kuigi antud juhul selle konkreetse kogumispunkti puhul selle maaomanikuga me veel suhelda ei ole, et aga me võime seda teha talle selle isikliku kasutusõiguse plaaniga välja käia ja siis seda kalkuleerida, palju sealt poolt see juurdepääsu tee rajamine läheks. Hetkel oleme rajanud ühe juurdepääsu tee, mis puudutab siis seda läänepoolset külge. Siin on täna täielikult juurdepääsu tee rajamine. Aavulumi oli enne vist. Aitäh. Toetan härra Hainsalut sellel teemal, et juba eelmise koosseisu oli see teema meil ju laual ja teie koalitsiooni enda liige tegi ettepaneku juba siis härra Heino Väljaots, et selle teemaga tuleb kiiresti tegeleda, et vanad inimesed tõesti ei saa nii pikka maad oma lehehunnikuga käia. Et mul on lihtsalt ettepanek, et palun tegelege selle asjaga kiiremini, sellepärast, et kalmistukultuur on ka üks kultuuri osa ja see on ikka praegu küll tõesti kuulen ikka siit ja sealt, et see on alla igasugust arvestust. Et just see lehtede korjamine ja sellega peab tegelema, see on jäänud olemusse. Eero Raun, palun. Kuna mina olen ka üks neid inimesi, kes seal oma pereplatsil, kes on aeg-ajalt käivutamas käib, siis ma saan öelda, et see lehehunnik on seal niikuinii. Kas seda lubatakse või mitte, aga lihtsalt ei hakata nagu sinna kaugele teise kalmistu otsa viima, lihtsalt vanemad inimesed ei jaksa. Üldiselt läbi aastate, kui need lehehunnikud on seal olnud, siis mina ei ole väga näinud, et siin on mingid muud olmeprügi pandaks, et ikkagi inimesed oskavad eristada ja kas või küündad panevad siis ikkagi nendesse prügikastidesse, mis on seal suure kalmistu tee ääres. Ja kui arvestada, et kus see lehehunnik siiamaani palju aastaid on olnud, siis võib-olla tõepoolest praegusel sügisperioodil suure autoga sinna jõudmine on problemaatiline, et võib sisse ajuda, aga juhul, kui see kogumiskoht teha lähemale sinna sõiduteele, kus tegelikult on alla sõit asfalteeritud, et siis ehk ei oleks see nii suur probleem. Kas on? Jah, see on erakoon nagu nii, et siis tuleb läbi rääkida igal juhul.
Kas on veel küsimusi, ettepanekuid? Jaa, Martin. Võib-olla ma tukkusin, et võtsin aru, aga Aavo Rumi küsimusele, kas oli vastus või on esimesele küsimusele? Ei, ma toetasin lihtsalt Ainsalut, et kui ta hakkas rääkima. Päris esimene. Päris esimene. Ma saan aru, et remargina oli see, et see on koalitsioonileppes. Sünnitoetustena. Aga kas see on tõesti tegeletakse või tegeletakse? Mina ei saanud nagu vastust. Praegu on ennast komisjoni paika. Vist ikka ei tegeleta veel. Leppe on, aga ei tegeleta veel. Meil volikogu on koos käinud ainult 3 korda, meil ei olnud komisjone, meil ei olnud ka vallavalitsust ja ma arvan, et nüüd on võimalik sellega hakata tegelema. Tegeleda, saata selle koalitsiooni nõuga. Kui lubate, siis ma selgitan jah, et täpselt see nii oligi, nagu Meelis Mäis ütles, et uus vallavalitsus tuleb siis mingil ajal selle eelnõuga välja ja vastavalt siis anname menetlusse, et nüüd on ka komisjonid paigas ja nii edasi, et jah, ta on meil praegu sätestatud koalitsioonilepingus, et see lastetoetus tahab muutmist ja see ettepanek tuleb valitsuse sees siis konkreetselt ja võib-olla siis läbi komisjonide jõutakse selle täpse summani siis, et palju need toetused muutuvad. Ja aitäh, ma just mõtlesingi seda vastust. Jah. Nii, kas veel? Kas ma võin küsida? Jah, Tarja Letsõu. Minu poole on ka pöördunud lapsevanemad ja ei ole rahul selle Tamme tee autode parkimisega, et hommikul on seal, nüüd on seal raamatukogu juures märk ette pandud, sealt on kõik ei sõida, aga seal Tamme tee pidi nüüd päris suur segadus olema, et autod peatuvad selle märgi juures, kus tegelikult peatuda ei tohi, mõned lähevad mööda, mina ei ole käinud hommikuti, aga ma ei tea, kas on hoolekogus tulnud, hoolekogu liikmed on ise seda rääkinud ja mitmed on lapsevanemad pöördunud, et seal Tamme tee parkis praegu on mingi suur sellises. Spetsialistina vastan, siis ma olen käinud hommikuti paikvaatust tegemas. See Tamme tee märgi on peatamise küsimus on siis selle Väljatänava lõpus oleva parkla peatamise parkimiskeelu märgi ja tõepoolest nii on. Seal on tuvastasin 3 tüüpi liiklus siis, osad lapsevanemad pargivad ilusti parklasse ära, võtavad lapse käekirjale ja saadavad lapse iludesti koolimajani, teised lapsevanemad siis tõepoolest pargivad kohe märgi alla, lasvad lapse välja, hüppavad sealt veel autost asju ja siis teevad sellise nii-öelda ringliikluse. 3. liiklus, see on see, kes tuleb vastassuunas vastu neile, sest see on tegelikult kahesuunaline tänav, see teeb, et seal on tegelikult selline kaos, on umbes 20-30 minutit seal hommikuti. Seal on mul erinevaid mõtteid, mida teha selle peatumisparkmise keelumärgiga. Ühtegi head lahendust veel seal pole, peaks seda veidi natukene arutama, võib-olla koha peal hindama, võib-olla ka vaatama kõrvale, meil on selle parkla projekt tehtud, aga võib-olla see ei ole kõige parem lahendus, et ka see, kui laps lastakse parklas maha, siis täna tõusid teiste autode taga. Nägin ka sellise situatsiooni, et teine autoks tagurdama laps tuli juba jooksuga, õnneks pidurdas märkas, hommikud on seal hämarad, valgustus on kehv selles parklas. Eks see tegelikult tuleb kiiremas korras sinna mingid ajudised meetmed rakendada, aga selle parkla rekonstrueerimisega tuleb see jalakäijate liikumine seal ikkagi väga läbimõelda, eriti kui muusikukunsti pool sinna kolib. Et täna nagu otseselt ei ole hetkel veel ühtegi lahendust pakkuda, aga me tegeleme sellega. Väljatänava 3. etapis peaks olema see parkla ka ju? Ja just, aga ta on lihtsalt põhimõtteliselt on uus parkla, kus on vertikaal lahendatud ja jooned peale. See nagu ei ole, seal ei ole seda sisu, et meil oleks kergliiklejad sealt mööda juhitud ja kui kas seal on vaja sellise kujuga parkla on oma mõõtmetelt veidi ebapraktiline, et ta tegelikult parkimisjooni sinna väga palju ei mahu, seda võib-olla tuleb detailselt hakata lahti võtta. See oli ju tegelikult ideekori oli see, et see oleks nii-öelda see drive-in versioon, et sa tuled lapsautost välja edasi. Ja see tähendab üldse drive-in versiooni. Selline lahendus seal olema. See drive-in versiooni puhul ei tohi siis näiteks õpetada samal ajal sõita sisehoovi, et ka see, tegelikult hommikune on seal nii palju erinevaid liiklejaid korraga, sõidukid
siis ei tohiks seda ka olla. Ma tooks selle ka sisse, et sealtkaudu liigub ka praegu liiklustransport suurte masinatega. Hommikuse tipptunnid seda ei olnud, nad tulid tööle 8:20, tulid tööle ja siis läks, siis oli juba tuli tahtsid 8:15 pihta, aga väga palju oli näha jalgsi tulemas ka Tamme ja Välja tänava, et hästi palju lapsi kasutavad orgitud tulemuseks Välja tänava kergliiklustee. Et seda peab seal veidi hindama ja võib-olla isegi ka kohe võtma projekteerija kõrvale, et seal mingisugused parameetrid pöörduraatus siis on natukene joonisele panna. Kas võiks olla üks lahendus see, et kõik need, kes tahavad selle jalgsi või kergile liiklusega tulla, suunata Pae? Selle on kõnni teele ääres. Pae tänav on ainult eraldatud joonimisega, et see kergliiklustee tuleb sõidukatte serva poole tänava pealt, et tänava, kuna see Pae tänav on ühesuunaline, teenindab ainult elamuid, et siis sellega see liiklusohutuse risk on viidud madalale, aga kui sinna veel täiendavat liiklust suunata, siis tekib juba seal see piirde ohutuse küsimus nendele kergliiklejatele. Tõesti, tornite poolt on väga palju lapsi, kuna meil ei ole küll loendust, see on puhtalt minu paik vaadatud põhjaga, et tookord küll isegi siin novembri lõpus oli jalgsi välja palju. Urmas Kriston. Ja kuna me juba liiklusest räägime, siis on nagu võib-olla Transpordiametile andma nagu informatsiooni, et ülekäiguradade valgus on väga kehva. Et tegelikult ma sõidan väga erinevate masinatega ja absoluutselt mitte mingi seljakõtiga, siis on see väga raske näha, kui mingi väike laps, kes on täiesti mustas riietuses ja hakkab sealt tulema ja eriti üle tänase ilmaga. Ja kui rääkides siin kooli ümbrust, siis ma tegin eksperimendi, mitte mina ei teinud, aga tegelikult see kogemata tuli välja sõitsis, et 5 minutit ennem 8 suure bussiga, mis on 12,2 meetrit pikk ja tehes vasakud pööreid kooli staadionile oli võimatu. 11 autot oli taga, seal kooli pool, 12 autot oli Märja pool ja minu taga oli 8 autot ja patt seis. Eks ole, mitte kuskil pöörata ei ole võimalik. Sellepärast, et need tulevad sõiduautod tulevad nii Tallinn-Pärnu kui sinna Pärnumaalt lähedale ja suure bussiga ära ei võtta seda. Ongi kõik. Aga see on, ja järgmine kord ma tegin uue katse. Tulin 8.07, oli enam okei. Et see ongi see momendi küsimus. Et võib-olla peaks ju õpetajatele ütlema, et võib-olla päris siukse kellal ei saaks ju bussi ette tellida. Või bussi oleks kuskil mujalt võtaks peale. Või bussi mujalt nagu, eks. Aga see oli tõsine väga tõsine situatsioon, et minul oli ka, mida me teeme nüüd siis, eks ole. Peale 8.15, kui lapsed on koolis, siis ma lihtsalt selle, mis puudutab kergliiklusteede valmistust, et meediast on läbi käinud riigi teehoiu rahastuse kasvamine ja täiendavad lisavahendid suunatakse ka liiklusohutusprojektide realiseerimisse ja meie Märjamaa peatänav on üks nendest, mis on seotud liiklusohutuse parandamisega, et kavandame plaani teha päringu Transpordiametile, kas meie on kõik ka seal nimekirjas või mitte. Et aga see on põhiprojekti staadiumis projekteeritud ja siis tulevad kündised ka siia ülekäiguradade teha. See tänavavalgustuse hange on lõppenud. Täna on tegelikult Päsmi tee on ka selline, et väga ebaühtlaselt on terve Alevi tänavavalgustuse reguleeritud. Et tegelikult ju, kui sa jalgsi ringi käid üle terve Alevi, siis ongi see omane Urmas ütles, et ülekäiguradadega me jõudime mingid kohad on veel, mis vaatad, et üks tänav on hästi kavi ja teine on hästi kavi. See liigub kui päris ei ole. See hankega on nüüd niimoodi, et jah, tööd on tehtud ja selles mõttes aktid allkirjastatud. Nüüd me viimane, kui veel see vastuvõtmise ja üleandmise koosolek oli, siis sellest oli tegelikult ka juttu, et see valgustugevus võib-olla mõningates kohtades, seda peab nüüd jälgima, et kui selle kohta on pretensioone, siis ilmselt on seda võimalik reguleerida. Et kui sa nüüd ütled, parem kui sa paned nüüd täpsemalt meili võib-olla need kohad, siis saame seda teha paremaks muidugi. Sest valgust ei ole ikkagi, mida nüüd läksid siis, ütleme, uuele haldajale üle 1400,
et neid kõiki nüüd läbi käia ja hinnata selle pilguga, et noh, et kas see valgustugevus on igal pool, noh, nagu öeldakse, siis selline rahuldav inimeste jaoks ja noh, inimesed iseenesest on ka oma nõudmistes erinevad, et see on väga keeruline suur töö, et me pigem lahendame neid asja juhtumipõhiselt. Kui tuleb signaal, kuskil on vaja midagi teha ringi, siis sellega tegelema. Ja lihtsalt küsimus oli selles, et tookord, kui see projekt tuli, siis pidi saama igat majakut eraldi nimetada, üks asi. Teine asi on see, et ma saan aru, et meil sellega pidi kaasama ööpäevaringne ju valguseni, et see küll madalal tasemel, aga siiski, aga siis lihtsalt leppida see kellaaeg ja kommunikatsioon ka kokku, et millal on siis nagu valge ja siis teine siis tegelikult algne info, kui see projektiga liitumiseks oligi see, et me saame tegelikult valget aega nii-öelda juurde, aga küll lihtsalt väiksema valgusega. Võib-olla ütlen juurde, et jah, seda meil on nüüd erinevad variandid, et osasid lampe saab pimerdada valguspõhiselt, osad on siis pilgist juhitavad, kus jäid täna juba korra vahetatud valgused, mida me uute vahteli vahetades korra soodsam. Õhtul nad peaksid minema kõik nüüd need, kuidas nad järgi lülitavad, ongi see, mis kilbipõhiselt nad on. Ja nad lähevad siis lukside järgi ja selle tihti lutsi jäävad, siis nad lähevad järgi. Ja siis nad peaksid olema kõik ühe valgusega ja öösel siis osad piirkonnad timerdatakse alla. Aga kui on nüüd neid kohti, jah, ta ütleme nii, et seal ees on natukene hämaram, sellist kärsku valgust, et raamatut seal tänaval lugeda, seda me ei suuda tagada nendega. Aga see ei ole väliselt. Aga muidugi see, et vaadake, see ilmastik on meil täna selline, kes on nagu kanapimeduseks, hommikul on pime, õhtul on pime, siis sajab, et oleks natukenegi seda valgust nagu lumena ka. Aga kui on neid tänavaid, mis on nagu tunduvad, et ei ole nagu okei, siis tänavate põhiselt me saame ise valgust ja oodake nüüd natukene, reguleerin Andres Jõessar ootab juba enne. Palju küsimusi. Üks küsimus on see, et selle sama tänavalgustuse vaadata, et kas nüüd selle teostajale on ka öeldud, et osad postid on kõvedad, et palju uued lambid otsa, kas kõvedad postid, kas ta sirutakse õnnelikult? Vaata, meil oli seal, et meil oli lampide valgustite vahetus seal üleval otsast, et ei olnud pandud sinna sisse, et kui palju siis selle sama raha eest ta poste sirgeks juhtub. See eraldi ühikhindadega ja töövõtja on väga palju teinud ettepanekuid meil seda poste sirgemaks lükata ja neid meil jääb veel teha. Et jah, meil ei ole nagu sellist hanget, meil ei olnud, et tulevad täitsa uued postid, uued valgused, kõik on nagu uused. Uued postidega, kui ta rollib postud, siis ta võiks natukene postidega regullida. Eks neid, mida postidega regullida, eks neid saab ka tegid, et tegelikult tegelikult on osa poste üldse Elektrilevi ja postide, et väga suur osa postidest ei kuulugi vallale. Ma räägin väikestest postidest, aga sellega peaks tegelema ka. Kui sul on meil, siis on meil taristust spetsialist Mikko, kellele saab kohe ma räägin sellega tegelema. Aga siis teine küsimus oli, et kui me siin juba lasteohutust rääkime, et ühel hommikul kas koolis tehakse mingit ohutuse ja propagandit ka või tehta lastele, et eelkurid näiteks peaks olema ja siis kus nad käima peavad ja aga mingi punt käis pikku Pärnu maanteed tondid mustad, tondid. Õhtusti on sama kamp käinud meil on täiesti selles suhtes oli hommikul nad läksid koolipõldid olid sellised läksid koolipool. Ma loodan, et läksid koolipool. Ja siis kolmas küsimus oli natuke naljaga, kas see bussipikus ikka täpselt oli 12,84? 12,2. Aga Andres, ma vastan su küsimusele. Helkurid, hommikutel on kõik olemas. Ja kui sõid lõpeb, siis on peotäis või pool kotitäit helkurid on bussis. Sellepärast, et jäävad siia taha ja sellepärast ongi, need ei ole need helkurid. Keegi pole tulid jalgsi sealt Orgita poolt, siin samas Taatjamaad siit Orgita poole, siin samas pikku teed. Ometigi on tee järjest ringitee, nad käivad korramused sellised teed. Ma pidasin auto pinni. Osad tõeles, ma oleks vägivaldseks. Mart, ole hea, siis ma kui me juba sellest tänava alustusest räägime ja ma saan aru, et on tehtud paremaks,
aga kuidas ja mismoodi on plaan Pärnu maantee vana raamatukogu ja siis nii-öelda ruudu ees olevat kõnniteed muuta valgemaks, sest ma arvan, et see on nii pime, et need noored ongi selles mõttes sellepärast võib-olla ka seal kõnnid või tähendab sõiduteel, et seal all nii-öelda põõsaste varjus olev tänava lõik on tegelikult nii pime, et seal ei ole võimalik kõndida. Looming peab. Ehk et kui me räägime aleviimistest pead eest, et kas on mingi plaan või kuidas me selle saaksime korda? Annika võib-olla võiks täpsustada selle maatranspordi. Ma ei ole väga häid küsides, kas sellest liiklusprojektis seda tänavavalgustuse osa praktiliselt väga palju ei muudetagi, et ühel poole teed tuleb kergliiklustee juurde, et enamasti säilitatakse vana valgust ja vaadatakse üle võib-olla mingid kriitilised kohad, kas see olemasolev kergliiklustee, see, mis on parlamendi rajatud haljastus sinna, ja see on tegelikult otsustamise koht, kas me tahame säilitada selliseid hekke või me ei taha või me kaasajastame oma haljastust Määrimaa peatänava ääres ja likvideerime. Sest et jah, see piirkond on seal pime, tänavalgustus sinna ei paista ja tegelikult need põõsad kohati isegi ulatuvad juba ka kõnniteele ja lume valitamine on piiratud, tee peal kukub vesi sinna tee peale, muliküvialused on muututud ja nii edasi. Selle lõigu põõsaks kattekoht, kui ma olen enne veel tähelepanu jõudnud, et seal on jäi 20 kõrvalt üksteist möödagi. See suvisel ajal on eriti need põõsad seda seda ei ole ka kärpinud. Sinna pannud, teil ei ole ette nähtud mitte ehkina, vaid teil on ilupõõsad pandud sinna. Valed ained. Ja valed ained pandud. Ja kui ma nüüd kevadel tugasin, tulid murude, siis lihtsalt, et teid ei tohi külvada, teid hakkavad alles õitsema. Ma olen ka kuulnud seda, et seda mõeldud nagu astmeliselt, et üks lõpetab, teine algab seda õitsemist, et seal on nagu selle peale mõeldud väga tore, aga et kas ta on selle kitsa koha peale sinna sobiv, et seal kindlasti see võib-olla ei ole väga lihtne muudatus, sest Määrimaa alamis on väga palju inimesi, kellele võib-olla meeldivad need, nii nagu kellele ei meeldi need, et siin tuleks nagu mõelda, et mismoodi asjale nagu läheneda. Kas ohutuspiire ka ju omamoodi tegelikult see põõsas kaudu kinni? Tegelikult ma tahtsin lihtsalt tähelepanu pöörata mõned isiklik kogemusel ja suht õnnetud. Ma läksin juuksurist ja vanasti politsei mainis. Poolt keerti sinna all, kui ma ei näinud, tegi tagant jalgõrgused laps. Tõitsin seda õnneks ette või otsa. Lõides mulle kotti, et see hetk ei ole seda ohutus. Mitte. Pluss kuna see kõngid nii all, siis tegelikult on isegi väga ohtlik, see on kõrge piirja ostama. Põltsi piire standardite järgi veel ei vaja piiret, aga nagu seal on tõesti seal on eramajad on selle tee ääres, lihtsalt eramajade väljasõid ja sissesõidud, et iga korpusel pööret teha, ega seal on tegelikult 70 senti olla selle ehki kõrgus, selle külgnähtavuse küsimus, isegi külgnähtavus on juba selline, et kas on tagatud või ei ole. Pärast ja minu õnnetus läks madalalt. Aga see on palju hullem. Et see muidugi tihtilugu, et see haljastuse nii osaline peab hoitakse kõikide projektide juures, et kui on vaja kärbet teha, siis alati haljastusest esimesena kärpesse läheb, et ei vähendada asfalt, ruutu ja muud sellist, et seda võib kalkuleerida, arutada, võtta mingisuguseid haljastajate pakkumised, milline taimestamise esiteks oleks see hea, seda peab omakorda ka tegelikult võimaldama immutada sadevett. Et meil on tõesti selline kitsad olud ja kui peatänava ära rekonstrueeritakse, siis ta läheb peatänava mõnevõrra väikse kitsamaks, et ta jääb selline erakorras 6 meetri laiune, et tehakse linnatänava standarditele vastavalt eesmärgis. Kas ma tohin vahepeal vahele segada? 2 inimest on meil järjekorras, aga ma tuletan meelde, et meil on täna ka õhtusöök, mis on tegelikult kokku lepitud kella 6. Kas te olete sellega nõus, et me lasen need 2 küsimust ära küsida veel, kes on märku andnud ja siis annan teada, millal on järgmine volikogu, sobib selle? Nii. Urmas küsib esimesena, Tarmo Kast küsib teise küsib. Jaa, praegu on võib-olla sobiv aeg seda küsida, et jõulud on nagu poole peal ja tegelikult ma olen hästi erinevates kohtades sõitnud ja siis väga kurb on tegelikult Märjamaa vallas jõuluvalgustus.
et minu ettepanek oleks ikkagi mingisugune eelarvesse panna mingid rahastused, me saaksime natuke asja kaunimaks, siis see tõsiselt on väga kurb. Nii et ma arvan, kellegi selle vastu ei saa rääkida. Tarmo käest, palun. Jaa, aitäh, et mulle on lihtsalt jõudnud info, kuna mulle helistas mulle tundmatu vallakodanik, kes ütles, et ta on minu valija, et ta soovib, et ma küsiksin seda vallavolikogus ka. Et Loodna kandis on vald väljastanud erilubasid kruusateedele, mis siis sellist väga pehmal ajal rööbasteks täitsa sõideti, ja kui ma soovitasin tal teede spetsialistile helistada, siis ta mulle väitis, et ta ei vasta ka tänadele. Et äkki helistab siis naise telefoni, kes ta ütles, et sellele ka ei vasta, et kas see küsitluses kommentaari, et kas see vastab, võib nagu tõele vastata või see lihtsalt nagu oli selline kõne. Ma mõtlen, Tarmo, et ta oli minu valija ka. Ma tahan tõele. Ja ta oli ka minu valija. Ja, täpselt üks seda mõtleks. Et selles mõttes ma nagu püüdsingi võimalikult detailikult nagu seda ette kanda, et kuidas ikkagi kommenteerida, et ma näen, et teede spetsialist oleks meil võib-olla rohkem vaja, et kõik küsimused on põhimõtteliselt teile suunatud, et tööd on palju tundnud. Ma võib-olla ütlen, et need info, selle Loodna kandi info on selle sama kodaniku poolt ka minuni jõudnud, ma olen tema vastu võtnud, oleme Annikaga ülevaatamise Annikaga dokumenti. Jah, minule tuli info tegelikult vallavanemalt, minul vastamata kõneselt antud kodanikult ei olnud, samamoodi hiljem tuli Urmas Kristaselt sama info, samuti minule ei ole helistatud, et võib-olla tal on vale telefoni number, tuleb kontorida Märjamaa.ee-d on kõikide kontaktid olemas, tõesti ei oska kommenteerida, mis põhjusel ei ole ühendust saanud, sest et ja lubade väljastamist, mis puudutab me väljastame liikluskeelualased load ja loal on tee kasutamise tingimused. Kui loa tingimusi rikutakse, siis alustatakse järelevalvemenetlust, et on täiesti eraldi toiminud. Ehk siis loa väljastamine ei anna õigust teed lõhkuda ja risustada, et selle üle tegelikult on eraldi siis, kui on teavitus või jõuab info, et teekate kahjustatud, siis ma võidan välja ja paikvatusprotokolli saadan riikliku järelevalve algatamise teate. Aga kui teekatet kahjustatud pole, visuaalselt midagi tuvastada ei saa, seisundid tasemed vastavad, siis tegelikult ainuüksi see, et raske veoks sõidab tee peal, ei ole nagu alust tegu pingi panna. Aga tulenevalt ilmastikuoludest siis ei saa nagu ajutused? Kui ei ole teekatet kahjustatud, selles mõttes nad ei tohi teekatet kahjustada, kui õhken loa peale need kirjastatavad külmunud või kuiva teekate korral, kui tõesti on teekate visuaalselt näha, et on märrest pikkus ajaks, ma võin ajutiselt need peod peatada seal, aga üldiselt selline tee kahjustamine hakkab ikka sealt maad, kus tee on ikka visuaalselt kroopas ja on midagi fikseerida. Teie lahkel loal küsimustikud läksid lukku, järgmine kord saame jätkata, et järgmine korraline volikogu istung toimub teisipäeval 20. jaanuaril kell 16.00 ja täna ootab meid õhtusööt Märjamaa rahvamajas. Sellega on volikogu istung lõppenud.